Välismaa poolt vaadates 5. metsas seisis kuuskede vahel vana helekollane maja. Kaua aega polnud selles majas käinud ükski inimene ega loom. Sellegipoolest toimus majas alati midagi, sest tubades olev mööbel ja muud esemed elasid kirevat elu. Ühel õhtul aga oli kõigil pisut igav. Mina ei suuda mitte mingisugust huvitavat tegevust enam välja mõelda, lausus vana roheline tugitool. Teate, selles majas oleks suuri muudatusi vaja, arvas üksik sinine suss. Jaa, muudatusi. Ennem hakkan mina lendama ja tolmutuustid mu peal hakkavad laulu siristama, kostis vaip lõbusalt. Mina ei oska laulda, ütles üks paks laisk tolmurull. Tasa, mulle tundub, et ukse taga on keegi. Tõepoolest kostis õues kellegi sammumine ja korraga läks välisuks lahti. Lambivalguse käes seisis naljakas isemoodi loom, kellel oli seljas punane kotike. Ta vaatas uurivalt ringi ja astus tuppa. Tere, ära karda, tule edasi ja ütle, kes sa selline oled. Minu nimi on Pukanuta, ma tulin siia välismaalt. Teie oli väga pikk. Kas ma tohiksin teie majakeses pisut peatuda? Muidugi võid sa meiega jääda, kuid tule kõigepealt minu juurde ja räägi endast lähemalt. Ei tea, kas sa ikka oled päris loom. Mina ei ole sellist looma küll ennem näinud. Ma olen Pukanuta, Pukanutade suguvõsast. Olen päris kaua ringi rännanud. Nüüd ma sooviksin pisut jalgu puhata. Sa tule istu siia minu sülle. Ära ainult vaiba peale astu, talle ei meeldi, kui tema peal tammutakse. Siis sa oled ju üks naljakas vaip küll. Meid on siin veel palju. Nad läksid aga juba magama. Sa oled kindlasti väsinud. Heida aga diivanile tuttu. Laud ja sinine suss tulid ka Pukanutalt lähemalt uudistama. Loomake avas oma punase koti. Siin on minu varandus. Kotis oli hambahari ja väikene tekike, hari harjamiseks, 3 õuna ja pisike kollane mänguauto. See on üks kummaline pisike auto, lausus Pukanuta ja pani auto kiiresti kotti tagasi. Siis heitis loomake pikali, pani omale teki peale ja soovis kõigile head ööd. Lamp kustutas end ära ja kogu maja vajus sügavasse unne, et hommikul uuesti rõõmsalt ärgata.